Ma juba alustasin. Ei alustanud, aga me võime alustada. Ma küsin su käest lihtsalt. Mina tegelikult tahakski rääkida rohkem sinu nendest... Mis mina teen? Mis sina teed just, et rihmas kõndimise treeningutest, et hoopis teissugune lähenemine siis pidi olema. Noh, kui sa niimoodi küsid, jah, selle mõttes, et... Ei, ühesõnaga sellest rihmas jalutamisest, et ma vaatasin just, et sul on hoopis teistmoodi. Et kui tavaliselt õpetatakse seda kõrvalkõndimist, vaatad lühikese rihma otsas, et ei ole seda, et rihm on pikalt, et kuidas üldse võimalik on? Noh, reaalselt on nii, et see on ju... Päriselt on see ainu võimalik viis, kui ma niimoodi ütleks sulle siis, et... Sest tegelikult lühikese rihmaga ei saa jalutada koera. Lühikese rihmaga saad sa koera kõrvale käsutada, aga nagu ma ikka ütlen, siis ei ole see koera vaba aeg. Et siis ta ongi tööl, et sa võtad küll nagu oma arust koera jalutama, aga tegelikult ta ei ole jalutamas. Ta peab olema su kõrval, ta ei saa teha asju, mis ta tahab. Et nii ta on, kui ma hästi lühidalt seda nagu sulle ütlen. Aga enne kui me võib-olla nii põhjalikult läheme selle teemad juurde, võib-olla saame nagu tuttavaks ja omavahel ja kuulajate-vaatajatega, sellepärast, et ma ei ole koerte teemal podcasti teinud vist 5 aastat vahepeal. Et on päris tükk aega möödas ja ma usun, et kindlasti vaatajatel-kuulajatel on hea meel, et jälle üks podcast sünnib nii öelda. Aga minu kõrval on siis Kelly. Räägi, sul oli ka üks äge koduleht ja me mõtlesime, räägime siin, ta tahab rääkida minust, aga ma mõtlesin, ma räägin kõigepealt temast. Räägi. No aga räägime natukene minust just. Mina siis eelmisel suvel aastal... No mis aasta oli eelmine suvi? 2025? Ma just hakkasin mõtlema, et 2025 suvel nüüd, kas see oli nüüd 26 juuni või 26 juuli ma ei mõtlema, aga 26 juuni siis avasin Saba.punkti. Et läksingi spetsiaalselt õppima WordPressi, et selline platvorm valmis ehitada. Okei, ühes Saba.ee on siis koduleht. Ja sul on siis, ma vaatasin natukene, et see on... Ma saan aru, et seal on nagu, ongi teema nagu koertega seonduv teema on kõik nagu seal või kuidas sa ise seda nagu kirjeldaksid? Just, põhiliselt on koerte teema, aga on ka kassidel, aga see puudutab just seda hoiu poolt, et paljud tegelikult, kes pakuvad seda koerahoidu, pakutakse ka kassihoidu. Ja samamoodi ka kruumerid, loomamassöörid ja treenerid. Et miks, et hästi keeruline on tegelikult üldse orienteeruda või leida sobivaid teenusepakkujaid just oma piirkonnas, et kui me räägime värsketest koeraomanikest ja samas, kellel on pikalt koer olnud ja teatud hetkel, no ma ei saa öelda, et kas siis nüüd väga pikalt, aga ütleme 2-3 aastat, et on ikkagi juhtumeid, kus on käitumisprobleemid. Et kas siis ei teata või siis ei osata otsida just neid õigeid teenusepakkujaid, ei teata, kelle poole pöörduda, miks, kuidas, mida küsida ja võib-olla ka selline valehäbi. Et ühest küljest natukene seda teadlikkust tõsta ja teisalt just, et oleks selline üks koht, kus siis teenusepakkujad saaksid tutvustada üksteist. Et jah, meil on küll see sotsiaalmeedia, aga kui me nüüd mõtleme, et kui paljud inimesed üldse tegelikult sotsiaalmeediat kasutavad, et meil on ju igapäevaseid kasutajaid ja on ka neid inimesi, kes üldse absoluutselt ei kasuta. Et minul ju samamoodi mitmed tuttavad küsisid, et kes see jõuab seal Facebookis scrollida, et mina olen juba selle kinni pannud. Aga ütleme niimoodi, et igal pool peab nähtav olema. Et see on kõige olulisem. Ja see nähtav olemine on muidugi oluline, et omast käest tean, et ega ei jõua ja ega ei viitsi ka kõigil sotsmeedial platvormidel ju nähtav olla, et see on nagu selge, et lihtsalt siis peadki palkama eraldi ühe või mitu inimest, kes siis ainult sellega tegeleb, et nii nagu on suuremates ettevõtetes, aga üldjuhul ju koertetreenerid ei ole suur ettevõte, vaid just pigem ongi üksi-kaksi paar inimest tegeleb sellega, et see on selline ikkagi
oluliselt väiksem, kus ei ole võimalik ilmselt palgata eraldi sotsiaalmeedia ilmselgelt. Et aga kuidas sa jõudsid sellise teemani siis nagu see sabapunkt, et see oli ju sul, ma saan aru, et sa ei ole kuidagi nagu otseselt selle nagu koerte teemaga või kasside teemaga olnud seotud üldse? Seda küsitakse mul meeletult palju, eriti seda, et sa ei ole ju koerte treener, samuti ma ei ole ju kassitreener ka ega loomamassu et ma olen ju koera omanik ja mina nägin seda just nii-öelda lemmiklooma omaniku vaatenurgast, kuidas siis, no ütleme niimoodi, et kui mina otsisin endale koerte kooli, siis ei olnud lihtne leida, et kuna mul on selline 4,5-kilone puudel, et ma tundsin, et ma ei taha valida koerte kooli, kus on sellised suured koerad, ma juba teadsin ette, et ta kardab, et ta istub kuskil seal nurgas ja ta ei taha kaasa teha ja ikka 2-3 nädalat otsisin töökaaslased, küsisid ka, et kas sa nüüd lähed sinna kutsikakooli või lähe või mida sa ootad, aga pärast tööd ikka lappasin ja lõpuks leidsin siis sellise pisikeste koerte kooli, aga kuna ma absoluutselt ei teadnud nendest koerte koolidest mitte midagi, et ei olnud lihtne, et lapata kõike kodulehti. Ja too hetk ma tegelikult mõtlesin, et sotsiaalmeediast ma ei otsinudki. Et sotsiaalmeediast ma ei tea, ma ei olegi tegelikult otsinud ei asju, teenuseid, mitte midagi. Pigem kasutanud, et kui ma tahan vaadata naljavideosi, midagi toredat, aga sellega saan piirdunud. Aga kas see on sellepärast, et sul on tunne, et seal ongi nagu mitte tõsine värk, et pigem need kodulehed on olnud siis nagu sul see mõte, et on tõsine värk? See nii öelda? No ikka jah, et koduleht tekitab ju usaldust. Et kui ma vaatan sotsiaalmeedias profiili, siis ma ei näe ju sinna taha, et kas inimene on õppinud midagi, kas tal on mingisugune kogemus, palju ta on tegelenud, et kodulehelt on ju hea seda koondinfot ju vaadata, et mis, miks, kuidas. Et sealt ongi see vahe võib-olla ilmselt tulnud. Okei. Nojah, ega ma ise niimoodi selle mõttes väga ei olegi vaadanud neid nii-öelda mõnikord vaatan, aga väga harva kui mingi selline spetsiaalselt, sest mul otseselt endal ei ole vaja treenerit otsida. Ma pean ise oma koeraga kuidagi hakkama saama. Ei pea muidugi, aga ütleme tavainimesena tegelikult mõnes mõttes on kasulik isegi käia erinevate treenerite juures, et näha seda erinevat maailmapilti, sest et iga treener vaatab asja mingi oma nurga alt kindlasti. Aga okei. Ühesõnaga leidsid oma puudile siis sobiva koha, kus? Mina leidsin jah, et sai käidud kutsikakoolis, aga edaspidi ma olen kuidagi ise hakkama saanud, et kodus seal õpetanud hoovis läbi rõnga hüppamist ja selliseid toredaid tegevusi. Ikka on tore selliseid asju teha, et kui koer on sellega nõus ja viitsib teha, et mitte kõik ei viitsi ja ega omanikuna ka ju. Aga kui on viitsimist ja huvi tegeleda, siis loomulikult on ju lahe. Okei, ühesõnaga, mis sa veel tahad siis meile teemat arendada siin? Ega me siin täitsa niimoodi külmalt tulime peale, et teeme siis podcasti, sest pole ammu teinud. Just. Küsi midagi siis. Või muidu ma küsin ise sinu käest ja siis sa ei pääse. No võtta, mina tahaks tegelikult kõigepealt küsida, kuidas sina jõudsid koerte treeningute teemani? Nii nagu enamik inimesi jõuab, et kui endal on ikka probleemne koer, siis kuidagi tuleb see lahendus leida. Ja ütleme nii, et kes on minu kursusel käinud või siin ütleme vaadanud siis kodulehte sotsiaalmeediat, siis näeb minu treenimismeetodid, et need on positiivsed ja kõik sellised, siis ma võin kõigile öelda, et ma olen väga palju aastate jooksul oma seisukohta muutunud, sest ka mina nägin seda, varasemalt seda panen jutumärgid, vajadust nagu koeri käskida ja neid kuidagi sundida, siis lõpuks lihtsalt sain ma endale sellise koera, kes sellisele meetodile ei allunud ja tuli õppida ümber ja tuli aru saada tegelikult sellest, et ma olen ise olnud lihtsalt öeldes rumal ja näinud asja liiga ühekülgselt.
ja olengi siis oma teadmise aja jooksul laiendanud ja omandanud kogemusi ja saanud aru, et see, kuidas ma olen varasemalt koertega käitunud, ei ole olnud tegelikult õige ega neile ka kuidagi kasulik ja nüüd juba palju aastaid olen oma seisukohti väga-väga palju muutnud ja ka õpetan siis neid positiivseid meetodeid siis teistele, et kui me lühidalt seda kokku võtame. Aga siin ma pean kohe küsima, mida sina mõtled positiivsete meetodite all, et miks ma seda küsin, et ma väga paljudelt koertetreeneritelt olen küsinud seda just. Kõik on positiivsed, eks ole, nii öelda? No üldiselt kõik on positiivsed, et... Ei, no tegelikult seal on põhimõtteliselt olemas tabel, mida ma koolitusel näitan ja ilmselt leiab ka internetist selle või mingi analoogse, et mis on siis positiivne, mis on vähem positiivne, mis on negatiivne ja mis on täitsa negatiivne, et need tabel on olemas, aga minu põhimõte on tegelikult väga lihtne, et me ei pea koeri käskima, kui me ei tegele spetsiifilise mingisuguse spordialaga või näiteks teenistuskoeraga, kus meil on vaja, kodukoerana meil on vaja, kui meil on kodukoer, meil on vaja väga väheseid käske, et meil on vaja, ütleme, sellist siia tulemise käsku, keelavat käsku ja ütleme nii, et nendest kahest tegelikult suures jaos piisab, aga pigem need on need kõige probleemsemad käsud. Pigem tegeletakse selle, et istuma õpetamisega istu kogu aeg, aga reaalselt koer seda ei vaja üldse, et siin ongi see, et mis see prioriteet on ja kuidas siis koeraomanik mõtleb, et mis see tema koera jaoks oluline on, et võib-olla läheb see prioriteet ka valesse kohta just, sest istuma on palju lihtsam õpetada, kui näiteks koera enda juurde tulema. No ma ei oska öelda, mul läks kuidagi väga lihtsalt selle enda juurde tulemisega. No siis on hästi, eks sa sõltub koerast, aga seal ongi see, et kui sa seda ei kasuta kogu aeg, siis see ka ju ajas läheb kehvemaks, et eks peab kogu aeg meelde tuletama ja seda võtta maius kätte ja ta enne nina ees, enda nina juurde istuma panna, enne kui maiust annad, on ju lihtsam, kui ta seal kaugel on ja võib-olla ei saagi lahti lasta, et siis see juurde kutsumine on keerulisem. Aga jah, et see just nimelt, et me ei pea koeri käskima, et see on küll üks minu filosoofia, et meil tõesti pole vaja koeri käskida igapäevaelus, aga me peame nad õpetama õigesti käituma. See on tõsi. Miks ma tegelikult seda küsin? Vaata, minul on ju üldse noorsootöö taust, et seal väga palju räägitakse samamoodi positiivsetest meetoditest ja kõigest. Ja kui ma esimest korda kuulsin just, et paljud treenerid õpetavad just neid positiivsete meetoditega, esimene mõte tekkis mulle, et kas meil tõesti tänapäeva ühiskonnas on ka treenereid, kes pakuvad siis neid negatiivseid meetodeid? Teenustesse ei lasku, aga väga palju treenerid on, kes oma arvates kasutavad positiivsed meetodid, aga tegelikult need meetodid ei ole positiivsed ja ka ei teadvustata seda endale võib-olla lõpuni, mis on see positiivne, mis on see negatiivne ja mis hetkel see positiivne läheb negatiivseks üle. Tihtipeale on seal väga õhkõrn piir, millal on üks ja millal on teine ja kõik ei ole nii mustvalge elus, aga jah, siin ongi inimesel võimalik alati koeraomanikuna valida, et okei, milline treenimismeetod mulle sobib ja reaalsus on see, et meil on igasuguseid variante tänapäeval treenimiseks. Loomulikult. Ma just mõtlen seda, et jälle koeraomaniku vaatepunktist, et kui neid treeningmeetodeid on mitu, et kas ei oleks hea mõte sellist ühtset loogilist tabelit võib-olla koostada, teha. Ja keerulisemaks küsima. See tabeli koostamine, ma ei kujuta küll ette, mismoodi sa seda tabelit mõtled, aga Telerite järgi. Aga reaalsus on see, et kuidas ma seda siis ütlen? Reaalsus on see, et inimesed ja ka koerte treenerid näevad seda nagu asja väga erinevate vaatenurkade alt. See on tõsi, jah. Ja nii ongi ja sellest tulenevalt
on ka erinevad treeningmeetodid, mis noh, muidugi väga paljud on minu jaoks vastuvõetamatud, mida ka tänapäeval kahjuks tehakse ikkagi, aga noh, need ei ole keelatud, kuigi võiksid olla, ütleme ausalt. Et siin lihtsalt küsimus on selles, et kui palju koeri tegelikult teatakse ja nende nii-öelda seda mõttemaailma ja sellele üldse tähelepanu pööratakse, sest et on ju siin, kuidas ma siis ütlen, et on väga lihtne on lihtsalt õppida ära, kuidas koera kõrvale käsutada või istuma saada, aga palju keerulisem on mõista seda probleemi, mis temas võib-olla on, et kui ta näiteks on halvasti käituv, et seda ei lahenda ära sellega, et ma panen koera enda juurde istuma või lamama või teen midagi sellist, et see ei aita teda mitte kuidagi sellise probleemi puhul ja kahjuks tihti niimoodi üritatakse probleemi lahendada ka treenerite poolt, aga see ei ole see meetod, mis tegelikult aitab. Tõsi. Ma olen kusjuures mõelnud ja viimasel ajal lugenud ka, et koerad pidid käituma nagu väikesed lapsed teatud määral. Et ma ei tea nüüd, kui tõsisem, ma ei ole nii-öelda süvitsi läinud, aga nende mõtlemine väidetavalt pidi olema kuskil 3-aastase tasemel. Mis ei tähenda seda, et nad oleksid kuidagi rumalad, vaid kõige lihtsam ongi võrrelda just loomi inimestega, sellepärast ma ei saa ju elevandi mõistusega võrrelda. Et see oleks absurd, et ma ei tea, mismoodi ta mõtleb. Aga kuidas mina oma koera, ma mõtlen, olen kasvatanud või õpetanud, ma ei ole kunagi sundinud või selles suhtes, et ma ei oska öelda, see on kuidagi väga-väga loomulikult tulnud välja. Et ikkagi, kui koeral on jaksu, et siis me teeme mõndasi harjutusi, aga ma ju näen, kui ta väsib ära, et ma ju ei sunni teda, et see tuleks kõne allagi. No, ma küll su koera ei tea, aga selles mõttes... Ma pean teinekord kaasa võtta. Aga ma saan aru, miks see sul nii on? Sul on sellepärast, et sul on väga selline pehme iseloomuga koer ja ütleme nii, et üdini positiivne, ma arvan. No tema on, jah. Ja temaga ongi lihtsam, aga on väga palju inimesi, kellel on kas keerulised või väga keerulised koerad ja kus on läinud siis tegelikult täiesti kogemata midagi viltu kuskil, tavaliselt kutsika eas juba. Ja siis koer nii-öelda hakkabki teistmoodi käituma. Ja nimetame eesti keeles nimetatakse, või mitte eesti keeles, aga inimesed nimetavad seda probleemseks käitumiseks, et kuigi see on mingisuguse meiepoolse käitumise tulem üldjuhul, kuidas meie oleme korra käitunud tavaliselt küll tahtmatult, aga tema on võtnud omad seisukohad ja seetõttu muutunud, ma olen jutumärgid probleemseks, et see on väga keeruline teema, et siin ega sellist mingit suurt üldistust teha ei saa, aga jah, et kui on selline lõbus ja kerge iseloomuga koer, siis seda ongi lihtne õpetada ja kasvatada. Loomulikult. Ja eks tihtipeale on inimestel ka see lootus, et kui nad vaatavad seda sotsiaalmeediat, siis kõik ongi nunnupallid seal ja kutsikad aga tihtipeale see reaalsus lööb nagu väga valusalt, et olukord võib olla väga teistsugune. Ei, loomulikult ma kusjuures olen mõelnud erinevate nende teemade peale ja samas olen ka mõelnud nende teemade peale, et mida sina arvad nendest inimestest, kes jalutavad oma koeraga ilma rihmata, kelle koer ei oska. Ma ei saa päris öelda, et ei oska käituda, aga näitena tuues, et kui mina oma piirkonnas olen jalutanud, siis mul on ikka higi voolab, et kui mul tulevad need suured koerad vastu ja sa näed juba, et ründeseisundis ja ei kuula. Et omanik peab kogu aeg kutsuma tagasi, tal ei olegi rihma. Et siis ma olen enda pisikese nuksukese sülle võtnud ja sibanud ruttu kodu poole, et mis mul muud üle jääb. Et ega ma ju ise ka ei oska sellises olukorras paremini käituda. Ega see ongi parim lahendus, mida teha saab tegelikult, et ma ei ole lahtiselt jalutajate koerte vastu, aga probleem on selles, et Eestis ei ole seda enamasti õpetatud, seda ei ole võimalik õpetada tihtipeale ja meil ei ole keskkonda, kus seda teha. Et seda on
minu kursustel alati seda küsitakse ka, et mis ma sellest arvan ja või küsitakse pigem selles võtmes, et kui keegi käib näiteks välismaal, nad näevad, seal koerad on näiteks lahtised, ka linnaruumis, pargis nad on lahtised ja probleeme ei ole, siis seal on, noh, ma ei saa öelda, et väga lihtne tagamaa, aga asi on selles, et mis keskkonda koer pannakse. Ehk siis, kui selline nagu on meie Eesti keskkond siin, selline, noh, ütleme, postsovjetlik siin ja selline, noh, ütleme, et mitte kõige positiivsem ei ole ta olnud, et noh, muidugi ajas läheb kogu paremaks, siis sellised on olnud ka meie koerad ja nad on olnud sellised võib-olla mõnes mõttes isegi kurjad ja tigedad nagu ka inimesed, kui on keeruline ja raske elu olnud ja ega see heaolu ühiskond ju meil siia kergelt ei tule. Ja koerad on lihtsalt selle peegeldus ja kui me võtame kutsika ja paneme ta sinna ühiskonda, noh, ja see on ka nii inimeste kui koerte ühiskond, siis noh, ta õpibki seda käitumist, kuidas teised käitub. Ehk siis, kui teised koerad on seal urisevad, tema peale auguvad, seal rihmast tirivad, noh, ja siis tema õpib ka selle käitumis, vastu käitumine samamoodi ära, väga lihtsalt. Aga kui meil oleks nii-öelda keskkond, kus on need juba lahtised koerad nii-öelda ees, nad oskavad käituda ja kui me lisame sinna selle kutsika, siis ma ütlen kõigile, mitte mingit probleemi ei ole. Ta õpib selle käitumise ära. Ja ma olen väga pikalt mõelnud, peaks minema mingisugusele väiksemale saarele, noh, maksimaalselt Hiiumaale, Saaremaa liiga suur juba, võib-olla üle väiksemale ja looma sinna sellise koerte ühiskonna. Ja kui me sinna neid koer lisame, siis nad kõik saavad hakkama. Täiesti lahtiselt, ma luban seda. See ei ole üldse mingisugune probleem. Isegi need saavad hakkama, kes on olnud alguses võib-olla probleemse käitumisega. Aga see on küsimus lihtsalt sellest, et kuidas me lisame need koerad sinna noh, sellesse ühiskonda, no nii-öelda ütleme koerte ühiskonda, et praegu on meie probleem see, et niipea kui meil ongi koer, me tahaks isegi lahtiselt temaga olla, siis meil ei ole koerte ühiskonda, ei ole seal ees olemas, mis näitaks talle, kuidas see käitumine seal käib. See on kogu moos lihtsalt, see on see kogu probleem, mille otsas me oleme, see on tegelikult kättevõtmise asi, me saaks seda teha, samas väga selgelt reguleerib meil siis ka nii-öelda seadusandlus seda, et seda keegi ei soosi ja ma saan ka sellest aru, miks, sest et mina lähen samamoodi higiseks, et kui näen lahtine koer tuleb, siis ma tean, et 99% on lahtine koer probleemne koer, sest et omanik ei oska seal taga ka käituda. Et see on väga tihti see asi, miks meil läheb selg higiseks juba ainult sellest nägemisest. Et nii see on, et enamasti lasevad kahjuks minu arvamuses lahti koeri vastutustundetud koeraomanikud Eesti ühiskonnas. Noh, ma ise laseks ka. Ja eks ma vahest ikka metsas lahendada lahti, aga just noh, et see on keeruline teema tegelikult, aga linnaruumis, kus ei ole seda, noh, ma ei näe nagu Eestis hetkel võimalust seda lihtsalt hakata, noh, kuidas ma ütlen, lampi tegema oleks võib-olla selline totter väljend, et see on nagu selline minupoolne seisukoht siia. Muidugi teine teema on ju koertepargid, et seal pidi kõige rohkem õnnetusi juhtuma. Sellega ma ütlen ausalt, et ma kursis ei ole. Olen lihtsalt niimoodi natukene kuulnud, aga no võtta. Koertepargid, saad küsida, mis ma koerteparkidest arvan? Mis on koerteparkidest arvad, just. Ma ütlen kõigile, koertepark on selline koht, kuhu minna siis, kui seal mitte kedagi ei ole. Ainuk hetk, kus sinna minna saab. Noh, kui sinna üldse minna. Mingit otsest vajadust sinna minna ei ole. See ei aita teie koera mitte kuidagi. See ei rahulda tema sotsiaalseid vajadusi, see ei rahulda tema muid vaimseid vajadusi ega ka mitte füüsilisi, et ta saab nii-öelda joosta või midagi. Kahjuks koertepark ei ole see koht, kus seda teha, vähemalt mitte sellisel kujul, nagu seda Eestis tehakse või arrastatakse. Et see on nagu väga konkreetne ühene seisukoht ja kui teil on probleemne koer, siis te ei tohiks sinna üldse minna, sest see suurendab koera probleemi. Ma arvan sama, mina ei ole julgenud oma nupsukesega minna koerteparki, et no sa saad sinna minna, kui sul on nagu oma nupsuke ja sul on tegelikult see sõber koer, kes on sinu koeraga tuttav ja teate see kahekesi näiteks või ka kolmekesi on ju, noh, siis on see võimalik. Aga
võõraste ärevate koertega edasi kokku lasta, sellest ei ole mingit kasu. See teeb probleemne suuremaks, mitte ei vähenda ega ka ei aita seda kuidagi. Seda küll, aga liigume korra tagasi selle rihmas kõndimisega ikka, et see on kõige põnevam teema minu meelest. Et oletame, et tuleb sulle siis 10 koera omanikku, kelle koer ei oska kõrval kõndida, hüppab peale, tirib, tahab igal poole minna, kuhu võimalik, absoluutselt ei kuule siis peremehe sõna. Kuidas siis sina saad hakkama ja palju sul üldse tegelikult grupis on inimesi? No, sõltub grupist, et ütleme nii, et 10 on selline keskmine arv, et selle pealt ma hakkan juba piirama, aga üle 15 ma ei võta, et see on nagu, üldse ma nii suureks ei lase, aga mõnikord on hädalisi palju ja siis ma lisan ühe ja okei, tule sina siis ka ja siis läheb lihtsalt, et aga üldse ma üritan seal, ütleme nii, et 7 ja 12 vahel seda gruppi sättida, et aga sõltub jah, et tegelikult ei ole probleem ei ole grupi suuruses, küsimus on minu füüsilises võimetes, et ma lihtsalt ei jõua nende inimeste vahel joosta ja koerte vahel, et kuna on vaja vahemaid ja muid asju, et sellist õpetust ei ole võimalik teha nii nagu, kuidas ma ütlen siis, tavaliselt tehakse või on harjutud nägema, et paneme koerad siia, ma ei tea, kas või siia ruumi kokku on ja nüüd hakkame siin istuma või vaatama üksteist ja auguma üksteise peale, et see ei käi nii. Et siin ongi vaja seda, et kus koer on võimeline toime tulema, see vahemaa leida ja kui see on 50 meetrit, siis ma jooksen ühe koera omaniku juures teise juurde ja vahe on 50 meetrit ja kui neil on 10 tükki, siis ma olen 500 meetrit juba ära jooksnud ühe otsaga. Et see on nagu väga keeruline, et seetõttu on see grupp piiratud minu füüsilise võimekusega, jah. Kas see oli vastus? See oli vastus. Aga kus sa üldse sellise idee peale tuli? Ma mõtlen, et sa natuke piilusin tegelikult kodulehte ka ikka, et täiesti õppinud koertetreeneriks. Jaa, aga mitte Eestis, et siin meil oli, mis meil oli? Norras on meil tore treener Liisbet, kes on ka Eestis väga paljusid tegelikult õpetanud. Mina olen tema aastase kursuse läbinud ja see oli väga hea kursus, see oli väga silmiava kursus. Ja tal on teine nime koertekooli, ma ei mäletagi. Ühesõnaga ta teeb seda üle maailma nüüd. Aga see oli selline, ütleme, alguspunkt, kus ma siis enda seda mõttemaailma tegelikult muutsin. Ja hiljem olen ma siis erinevate välismaal treenerite juures ennast täiendanud, et läbinud siis lühemad või pikemaid koolitusi veel just nimelt selle koerte käitumise arusaamiseks ja siis sellest nende nii-öelda kehakeel, kõik see jah, et see on nagu hästi-hästi suur teema, et kahjuks ei ole, ma ütlen tänasel päeval võimalik Eestis õppida koeratreeneriks, positiivseks koeratreeneriks, see on minu nägemuses võimatu, sellepärast, et ei ole selliseid koolitusi. Sellisel kujul sa saadki selle koolituse, et kuidas koer kõrvale kasutada. Siinkohal ma just mõtlesingi, et väga palju koertetreenerid on välismaal õppinud ja siit tuleb kohe järgmine küsimus ka. Et väga palju räägitakse, et kui valite endale koeratreenerit, vaadake, et ta oleks siis Eesti Kennelliidu atesteeritud treener. Et ma tean, et ei pea olema, seal on teatud need kategooriad, sest kutsikakooli treeneriks sa ei saagi. Ma võin öelda väga lihtsalt, mina ei saa mitte kunagi Eesti Kennelliidu treeneriks, sellepärast, et see käib minu põhimõtetega vastuollu. Väga lihtne. Aga on seal siis sellised põhimõtted või mingisugused alused või? Need vabalt on saadaval, internetis võib lugeda, mis tingimustel saab koerte treeneriks. Põhiline, et sa oskad koera kõrvale kasutada ja nii-öelda istuma panna ja natuke, nii palju tsipakese tead võib-olla koerte psühholoogiat ka ja siis sa oledki koerte treener Eestis. Aga ainuüksi see näiteks need kursused, kui inimene tuleb ja 2 kuud see läbi võtab,
isegi ainult selle 2-kuuse kursuse jooksul ma annan talle oluliselt rohkem teadmisi kui seal ühepäevane vist see teooria on vist käitumise kohta treeneri kursusel siin Eestis. Võib-olla ma eksin, kui ma eksin, siis on väga tore, aga ma ei ole viimasel lugenud, ma lugesin mingi mitu aastat tagasi seda, mis need tingimused olid ja need tingimused ei olnud mulle vastuvõetavad üleüldse. Et peaaegu täiesti on kõrvale lükatud see käitumise osa ja põhirõhk on sellel, et koer istuks, lamaks, seisaks ja käiks kõrval. Aga see, millega tegelikult tegeletakse, mis on probleemne, et koer peab oskama just nimelt selles ühiskonnas hakkama saada, mitte sellega, et ta allub käsule, vaid sellega, et ta saabki hakkama ilma, et me tema käsiksime. Need on väga erinevad asjad, neil pole mitte midagi sarnasust tegelikult, see on see asi, et nii ta on. Loomulikult see pani mind mõtlema, et kui palju tegelikult ühest küljest nagu surutakse, et sul peab olema see nii-öelda, ma nimetan seda märgiseks, aga samas, kui ma olen vaadanud treenereid, kes on saanud rahvusvahelisi sertifikaate või üks, kes õpetab seda koerte kehakeelt, kes on mul portaalis, et ta on õppinud 3 aastat tegelikult Suurbritannias koerte teemal, ma täpselt eriala ei mäleta, see pole oluline antud kontekstis ja ka Norras tegelikult juurde. Et ma leian, et 3 aastat ülikoolis pluss õpet juurde on suurema väärtusega, kui siis rõhuda, et kui sa oled nagu need asjad ära õppinud, siis sa pole justkui mitte keegi, et sa ei ole atatseeritud treener, et nagu selliseid paralleele ütleme, et on tõmmatud. Ei, loomulikult tõmmatakse ja seda, kui ma siin alustasin aastaid tagasi, ega neid paralleele tõmmati ka minu puhul. Aga väga selgelt need, kes on minu kursuseid läbinud, nad näevad seda väärtust ja tagasiside on positiivne ja just nimelt selles võtmes, et kui keegi oleks neile varem öelnud seda, oleks teinud kõik palju paremini nende koeraga, sest minuni jõutakse tavaliselt siis, kui on juba probleemne koer, et näiteks mina ei tee kutsika koole. Sellepärast ma ei saa neid teha. Ma kunagi proovisin. Tead, miks ma ei saa teha? Ei tea. Sellepärast, et inimesed arvavad, et peavad tulema kooli selleks, et koer õpitada istuma enda kõrvale. Ja ma ütlen, et ma ei tee seda teie koeraga. Ja tegelikult ma ei pea isegi teie koera nägema, vaid mul on vaja teile teadmisi anda. Siis nad ei saa sellest aru. Järelikult on ikkagi vähe kommunikeeritud Eestis, et milleks see kutsika kool on. Eestis on kutsika kool, vabandust, kui ma kedagi solvan, on sellepärast, et õpetada koer istuma. Naljaga pooleks. Meil on tegelikult ju treenereid, kes õpetavad ikkagi koera omanikku ka samamoodi. Õnneks nüüd on. Selle mõttes mul on hea meel, et seda mõtteviisi muutust on väga selgelt näha, et ma näen seda tõesti, et ma natuke teen siin ülekohut, aga tulebki vuid alla panna. Tuleb küll, jah. Et ma teen natuke ülekohut küll, jah, aga ma näen selgelt, et aasta-aastalt tegelikult on läinud asi paremaks ja kui mina sellega alustasin, siis neid ei olnud praktiliselt üldse ja vähemalt mitte sellisel kujul, aga nüüd ma näen, et tegelikult on analoogseid kursuseid ja treenerid on ikkagi täiesti olemas ja see on nagu tore, et mul on sellel hea meel. Ei, see on natukene paremaks läinud, aga kui ma nüüd tagasi mõtlen, et kui ma alustasin selle sabapunktiga, et ma ei olnud vist kuskil 10 aastat nende lemmikloomade teemaga kursis olnud ja esimene asi, kui ma hakkasin vaatama, et koer antakse ära sellepärast, et ta naksab. Mäletan, mingi pisike koer oli 7 erinevas peres käinud, siis ma mõtlesin, kuidas see võimalik on. Et selline asi ei saa juhtuda. Siis ma hakkasin sügavamalt uurima ja vaatama erinevate treenerite meetodeid või kuidas nad kommunikeerivad ja ei ole sellist ühtset süsteemi. Siis ma mõtlesin, et kuidas see omakorda võimalik on. Ja samal ajal mul tekkis mõte, et juba tore oleks, kui tegelikult olekski ühtne süsteem, treenerid mingil määral teeksid koostööd, see on minu selline tore helge unistus, et oleks ka siis inimestel arusaam, et kelle poole pöörduda, miks pöörduda, milliste murede korral,
sest et nii kaua, kui varitseb nende treenerite seas segadus, et me räägime positiivsetest meetoditest, kõik saavad täiesti erinevat nendest aru, kuidas siis täiesti tavaline koeraomanik nagu mina peaks nendest teemadest aru saama või üleüldsegi teadma, kelle poole siis pöörduda. Et see ei ole ju tegelikult võimalik. Või mis sa arvad? Jah, ei saa selles mõttes, ega sa ei saagi teada, kuhu pöörduda, et sa siis saadki juba sõprade ja tuttavate käest midagi kuulda, et kellele mis või keegi sobis või siis loedki internetist, eks ole, et ja mõtled, äkki läheb hästi, et see on nagu reaalsus, jah, ja ega siin ongi see küsimus, et siin ongi see põhimõtteline küsimus, et treenerid ongi väga erinevate põhimõtetega. Mis ma kõigile ütlesin natuke tagasi, et ma ei saa olla Eesti treener nii-öelda, sellepärast, et mul ei sobi need põhimõtted, millega peab Eestis treener olema. Ja nii ongi, ja samas on ju neid treenerid, kes on siis selle koolituse läbinud ja ütlevad, et mina ei kõlba. See on ju reaalsus nii-öelda, sest mul ei ole Eesti paberit. Oled sa selle peale mõelnud? Olen küll tegelikult mõelnud. Ja seda sa siin mainisid. Mis see siis on? Eesti, ma ütlen kõigile, et tuleks aru saada, kui me räägime ametlikus keeles, koerte treenimine on reguleerimata tegevusala, ei ole vaja mingisugust litsentsi. Sellega on kõik öeldud. See on ametlik. See on tõsi ja tegelikult paar kuud tagasi mul jõudis kohal, et ma tean, ma olen koolitusvaldkonnas tegutsenud, et koolitajana sul ei ole vaja paberit ja minu jaoks oli väga suur avastus, et koerte treeneritel ka pole vaja paberit. Et ühest küljest, et jah, okei, et ei ole vaja paberit, aga mismoodi sa saad üleöö ärgata, et ärkan külas, et otsustasin, et hakkan koerte treeneriks, mis siis, et ma ei tea nendest mitte midagi, et vaatan paar YouTube'i videot ära ja ma ei tea, see lihtsalt ei mahtu mulle pähe, et see läks mul niimoodi loogika, eetika ja kõige vastu. Ja samas, kui me vaatame inimeste treenereid, et kõikidel peab olema ju see kutsestandard ja Selle mõttes sa ei pea kurvastama, et koerte treenimine on kogu maailmas reguleerimata tegevusala. Sinnani ma jõudsin ka lõpuks. Nii see on, et eks see on paljus eetika ja põhimõtete küsimus ja mul ei ole nagu ühest vastust anda ja selles mõttes, et ma ei ole mitte nende inimeste vastu, kes treenivad teistmoodi kui mina teiste põhimõtte järgi. Lihtsalt ütleme, ma saan väga hästi aru, milles see asi on, sest tegelikult iga inimene treenib või õpetab neid inimesi ja koeri oma kõige paremate põhimõtete järgi, mis on tema need põhimõtted. Aga siin ma saangi ainult öelda seda, et inimesed peavad leidma endale sobiva treeneri, endale ja oma koerale. Et see on nagu see fakt, ja iga kord see ei õnnestu kohe esimese korraga. Et see on ka selge, et ma tegelikult ma olen natukene rohkem veel sügavuti läinud, et ühe sellise koerte kehakeele minikursuse võtsin ka. Ja sealt mul tekkis esimene taipamine, et kui koerte treener ei tunne koera kehakeelt, kuidas saab olla treener ja kuidas me saame rääkida nagu, et kas tema sobib või sõber soovitas või soovitanud, et ma ütlen, et see on keeruline teema. See on keeruline teema, siin ei ole ühest vastust, siin saab ainult, ütleme niimoodi, filosofeerida, mõelda, arutleda ja proovida võib-olla kuhugi suunda liikuda. Et läbi kommunikatsiooni, et ega siin ei ole teist teed. Tegelikult natukene kurb on ikkagi kuulata koeraomanikul, et selline suur segadus on, et erinevad põhimõtted, erinevad arusaamad. Et kõrvaltvaatajana tundub, et justkui selline, kuidas ma ütlen, võib-olla omavaheline rivaalitsemine. Ja tegelikult seda isegi saan väita, sotsiaalmeedias olen märganud. Enne sabapunkti ma ei olnud erinevates gruppides, et kes see jaksab seal olla. Aga siis ma hakkasin vaatama, et kuidas siis suheldakse omavahel, kuidas siis räägitakse omavahel ja ikka inetusi nägin. Aga tegi samas nagu kurvaks, sest mina kui nagu üldse noorste valdkonna inimene, kus ma olen harjunud, et üle Eesti ju tehakse koostööd,
ja siis, kui ma selle sabapunkti asutasin, siis ma mõtlesin ka, et lemmikloomadega tegelevad inimesed, nii toredad ja head. Ja siis oli põmake. Selline segadus, mis toimub, kus, mis... No ei ole sõnu. Et tegelikult see peaks nii olema, see ei tohiks nii olla. Ja õnneks ma sotsiaalmeedias selles mõttes gruppides ei ole, et võib-olla mingis mõnes suuremas olen ka, aga ma kunagi midagi ei loe, et sellega ma küll ei jõuda tegeleda, ega ei ole ka huvi. Aga ma tean, jah, seal on mingi hull, enam-vähem üksteise ja kõigi vihkamine käib. Ega minul on ka ju päris palju neid jälgeid ja ega seal on ka inimesi, kes jälgivad mind selle pärast, et nad vihkavad mind. No järelikult huvi on. Ja on inimesi, kes põhimõtteliselt panevad negatiivseid emotsioone, kas siis väljendavad kirjalikult või mingil muul viisil, aga see, eks see käib asja juurde, et las koerad hauguvad, karavan läheb ikka edasi. Tõsi. Et see, et ma ei tea, eks osal inimestel on aega ja viitsimist selle sotsiaalmeedias vihkamisega tegeleda. Oi, ma olen nii palju selle peale mõelnud. Minul oli ju vajadus, et üldse aru saada, et mis toimub. Ma saan aru. Kus ma leian siis ja siis lappad, siis sügan pead, mõtlen, et kellal seda aega. No ju siis on aega. Ja siis ikka lappad, lasedki scrollid edasi erinevates gruppides, kuidas omavahel suheldakse, kuidas kommunikeeritakse erinevaid neid treeningmeetodeid. Ja põhiasi, mida ma olen, kui me lähme tagasi sinna positiivsete treeningmeetodite juurde, põhiasi, mida ma olen märganud, on see, et kõik räägivad, et mina õpetan positiivsete meetoditega, mina ka positiivsetega, aga mina ka ja siis mõtled, et mis sa siis mõtled selle all, et mis see siis positiivne on, et ma arvan, selles podcasti ei hakka neid lahkama, aga need on väga lihtsalt defineeritavad ja need on ära defineeritud. Need on, aga see sõltub... Ja väga palju ei klapi sinna alla tegelikult. Need positiivsed. Seda ma mõtlengi. Need on need vale positiivsed. Seda ma mõtlengi, et see oleneb väga palju, et kuidas siis inimene ise defineerib. See peaks tänava küsitluse tegema. Tänava küsitlus ei anna ilmselt mingit tervist tulemust sellega, aga ei muidugi, kõik saavad lugeda, mis see on, et see ja siis selgub, et enamik ei lähe selle alla. See on ka reaalsus. Nii ta on. Küsimus on, kas ta peab minema 100% selle alla, et see on ise küsimus. Ei võiks, kui on ühtselt, et oleks ikkagi ühtselt mõistetav. Vaata, ma olen selline pool akadeemilise mõtlemisega, et mul peab alati olema, et kõik on ühtselt mõistetav, kõik on ühtselt arusaadav, kõik on paberil kirjas, et oleks loogiline, mingi struktuur, arusaam. Aga siis on olemas positiivne reinforcement, siis on negatiiv, ja siis ongi, selle järgi saad ära lahterdada väga lihtsalt, et seal midagi ei ole. Aga ütleme nii, et see läheb tegelikult tavainimese jaoks, tavakoeraomaniku jaoks läheb see keeruliseks, ütleme nii, see läheb lihtsalt keeruliseks. Ja ma tegin vist eelmine aasta või üle-eelmine aasta tegin täiesti uue kodulehe. Ma võtsin vana täiesti maha, tegin täiesti uue ja ma panin seda oluliselt vähem informatsiooni. Praegu kui sa kodulehte vaatasid, seal on palju vähem informatsiooni. Seal on ainult paar lehekülge, see ei lähe süvitsi, seal ei ole seda väga põhjalikku informatsiooni, väga peeneks, just sellepärast, et see oli küll hea informatsioon, aga ma nägin, et see valgub nii laiali ja seda lihtsalt ei leita üles, et ma võtsin vanast asjad, võtsin ainult mingisugused, võib-olla mingid olulisemad asjad jätsin alles, et ei pannud sinna sellist, küll olulist, aga sellist asja, mida läheb lihtsalt liiga keeruliseks, liiga kuhugi. Tõsi, ma just vaatasin, et sul on hästi lihtne ja selge kodulehekülg ja see on kõige olulisem, sest et me elame sellises infoühiskonnas, kus seda infot tuleb nii palju, inimesed ei jaksa, kui sa lased kilomeetritega seda teksti. Ja minul oli ka hästi palju alamlehekülgi ja tahtsin hästi põhjalikult vaata. Ja oligi informatsioonil palju, aga sa ei leia seda üleski, mis teed sellega siis, kui üles leiad. Siis on ta kasuta informatsioon, et siis ma tegingi mingid valikud lihtsalt uuele lehele, et on vist mingi aasta või rohkem, äkki on 2, aeg läheb nii ruttu, et ma ei tea, ma arvan, et äkki on 2 aastat üleval see uue versioon, et ei mäletagi enam. Et jah, see on tänapäeva sotsiaalmeedia probleem. Mis on veel sotsiaalmeedia probleem, mis on muidugi välja tooksin siin kohe on see,
enamik sotsiaalmeedia sisu, mis käib koerte kohta ja treenimise kohta, on täielik prügi ja kasutu. Oi, tõsi. Ma olen nii palju vaadanud, isegi osadel on blogis chat GPT-st, kuidas ma nüüd ilusti ütlen, sõna otsas mõtles ütlen, välja imetud tekstid ilma fakte kontrollimata, isegi ei ole isegi keeletoimetust tehtud. Et kõik see, mis tuleb, ma võin ka 2 sekundiga genereerida, võiksin tähendab oma blogisse genereerida teksti, aga ma ei tee seda. Sest et see on mõttetu, seda saab iga inimene teha. Ja nüüd meil läheb juba siis mis teine või 3. aasta, kus seda on väga palju, ütleme, enne oli seda vähem, et nüüd on seda tõesti nii palju, et ega eks ta paistab välja ka, kui see on selline täitsa üldse ilma modereerimata tekst lausa. Seda ei ole mõtet, tegelikult pole mõtet toota seda. Seda ei ole mõtet toota ja tegelikult alati ei pruugi paista välja, sest et kui me räägime nüüd Facebookist, et seal pidi vist vanem generatsioon olema. Jah, aga natuke noori on tagasi tulnud. Mina olen vanem generatsioon juba. Mina pidin ka olema. Kui ma õpin majanduskoolis, siis ma esimene pool aasta kuulsin, et see vanem generatsioon 30+, siis ma mõtlesin, et issand jumal. Siis mina olen pensionär, aga ma hoian ennast külmas, olgu see siis ära öeldud. Aga jah, aga need inimesed, kes võib-olla seda AI-d ei kasuta ja üldse ei loo mingisugust seost, meil on sellised inimesed, siin ei ole midagi teha ja võtavadki tõe pähe kõike. Et see on ka tegelikult kurb. Ja. Aga see on tegelikult laiem ühiskonna probleem, et see ei ole ainult teemas, see on absoluutselt igal pool, et siin ei ole mitte midagi teha. On teadlikkust tõsta, aga palju sa jõuad seda teadlikkust tõsta? Mulle tundub ka, et meil on pigem täna teadlikkuse tõstmise podcast kui koerte treenimise podcast. Aga ma ütlen, et eks me peame siit selle rehaga üle käima, et kui tiheda või õreda rehaga me üle käime, et kui me seda kõik eetrisse laseme, siis on jälle mingi paanika siin koerte omanike ja treenerite seas, et kaks tüüpi räägivad mingit juttu siin, kahtlast juttu. Mõlemaid vihatakse. Kui sa tahad saada kohe vihatavaks, see näevatakse, et keda vihatakse. Et ütleme nii, et see nagu see, ma ei tea, üksteise mingi vihkamine või halvustamine. Ilmselt see, mida me olen ka praegu öelnud, tegelikult seda paljud võtavad halvustamisel. Kui ma praegu niimoodi järgi mõtlen, eks ole. Võib-olla ma ka isegi olen küsinud, ma olen lihtsalt nii palju mõelnud nende teemade peale ja see paneb mõtlema. Ja paneb ka mõtlema, miks on vaja üldse üksteist vihata. Miks on vaja üldse kommenteerida. Et ma mõtlen just... Ma mõtlen seda, kui ma esimest korda sotsiaalmeedias nägin, kuidas... koerte treener tegi ka video, hästi armas oli ja siis teine treener kommenteerib, väga halvasti kirjutas. Ma mõtlesin, miks sa teed seda? Ma ei kirjutanud, ma mõtlesin, et miks sa teed seda. Et see ei ole ju võimalik, et kui mõni koeraomanik vaatab seda, siis ta ei taha kummagi juurde minna või vähemalt mina ei tahaks. Ma ei tea, ära seda lase küll kuskile eetrisse. Ei see on oluline punkt, mille võib eetrisse lasta, aga ma ei oska seda kommenteerida. Aga kurb on, ma ütlen, et minu jaoks kõige kurvem ongi see, et puudub koostöö. Ja mul on raske seda mõista. Sa võid mulle rääkida, et teil on erinevad põhimõtted ja kõik asjad, aga lõppkokkuvõttes ma ei suuda seda aktsepteerida. Sest et kuidas ikkagi lõppkokkuvõttes peaksid koeraomanikud sellest aru saama, kelle poole siis pöörduda, sest et nagu meil ühiskonnas on, pöördutakse selle poole, kes räägib kõige rohkem, kes kommunikeerib kõige rohkem, kelle sõna on tugevam. Ja tegelikult see, kelle sõna on tugevam, ei pruugi olla ju kõige sobivam. Loomulikult ei pruugi, jah. Selge see, et see... see on... Ega siin ei ole, ma ütlen sulle kord, ei ole ühest vastust ja see lootus, et tekib selline üleüldine, ühine selline... Mina käin roosade prillidega. Mina käin edasi, sest et see on minu soov ja see on minu unistus, et tehakse koostööd.
seda peab tegema. Võid ju koostööd teha, aga minul pole koostöö vastu midagi. Et võib-olla praegu on jäänud mulje, et ma olen mingi koostööaastane või alustan, ma ei taha alustada tegelikult, aga ma just räägin nendest erinevat põhimõtet. Ei, ma saan sellest aru, jah. Et need ei ole nagu... Ei, no nendega, kellega saab, et kas või nii palju kui võimalik, sest et me räägime ju siin elusolenditest, me räägime koertest. Et praegu kogu see tohuvapohu, mis mul on tundunud, et see jääb kuidagi selle oma ego külge. Et kui sellest nagu egost lahti lasta, teha mingisuguseid kompromisse, omavahel läbi rääkida, ma ei tea, kas see on võimalik, mulle tundub võimalik, sest et ma olen endiselt roosade prillidega, need on kuldsed, need ei ole roosad, aga põhimõtteliselt küll. Ma veel ei tea, kuidas see võimalik on. Vaata, kui sa ennem tõid siin selle, ma siin katkestasin, mul tuli meelde see näide, kus sa ütlesid, vaata, et väike koer anti 7 peres oli juba näksaja. No aga see tähendab seda, et kes selle koera on võtnud, tal puutub igasugune, ma ei tea, empaatiavõime ja soov tegelikult siis selle koeraga tegeleda, vaid ta lihtsalt võttis endale, ma ei tea, mingisuguse mänguasja või mis asja. Varjupaika tagasi ja siis läks perest peresse. Nojah, et see ongi see, et kui ma lähen ja võtan endale koera, siis ma olengi selle võtnud, see on minu vastutus ja minu kohustus siis, aga see tänapäeva, mul tundub, see on pigem veel rohkem tänapäeva ühiskonna vabandus, et see on vinda tagasi või umbes midagi sihukest, et minule ei mahu see nagu pähe kuidagi. Minule ka ei mahu see pähe ja laiemat probleemi näitab just see, et kui koer on mitu korda antud, et ühte perre naksab, viiakse siis sinna varjupaika tagasi, siis teise perre naksab. No see on ju laiem probleem. Minul ka koer naksas, aga ma sain sellest ruttu lahti. Ma ei tea, kas see on õige, ma ei ole koerte treener, aga ma mängisin, et ma nutan. Ja siis mu koeral hakkas kahjumust ja siis ta tuli limpsima. Et kuskil. Kui aitavad need lihtsad variandid, just kui koer on kutsikas, siis aitavad väga lihtsad variandid ja need võivad väga huvitavad variandid, aga nii palju, kui ta natuke suurem, siis need ei aita, et nii ta on, jah, et ei väga hea, Kui aitas ja lihtsalt lahenes probleem ära, siis on ju, hästi. Või edaseks ma genereerisin ka 2-3 päeva, mida tähes. Mõtlesin, mängin siis, et ma nutan, eks tal need hambad ka sügelesid hammaste vahetus. Tuleb olla loov ja leidlik. Ja, ega iga koer on erinev isiksus, nii nagu ka inimesed on. Et siin ongi see, et kui sellised olukorrad on, sellised inimesed on, kes koeri niimoodi oma koera ära annavad või ma ei tea, mis igas nendega teevad, siis sa ei loe teda üldse nagu ju, mitte inimeseks, aga ütleme selliseks elusolendiks või kuidas ma siis ütlen, et see on ka nagu vale väljend, aga ma saan aru, saad aru, mis sa mõtlen? Ei, ma saan aru, mis sa mõtled. Ma loodan, et vaatajad saavad ka või kuulajad saavad aru, et mida ma tahan nagu öelda, et aga ei tule hetkel õiget sõna meelde. No see äraandmine on ka väga lai teema, ma ütlen, et on väga suured põhjused, et kus on okei olukorras ära anda. Et kui on, ma ei tea, võib-olla raske haigus või mis iganes, et sa ei saagi selle koera eest hoolitseda, sa leiab parema pere. Aga põhjused, et ma kolin nüüd välisriiki, et ma ei saagi koera kaasa võtta, et siis mul tekib küsimus, et aga kui sul on laps, ma kolin ära, ma ei saa ta kaasa võtta, et ma ei tea, viin varjupaika või ma ei kujuta ette. Ma mõtlen, et minule kõlab see natuke nagu totralt. Ei, see on karm teema jah, selles mõttes, et ega see mulle ka selles mõttes selline olukord pähe hästi ei mahu, aga neid inimesi on ja kui sa võtadki seda koera, ütleme, ei tea, mis asjana või kuidas võtta, teda saab võtta ka kodus sellise asjana ja teda saab ka treenida sellise asjana. Ja meil on need mõlemad inimtüübid on olemas, nii treenerite kui koera omanike seas. On. Just, ja seal ongi see, et selline koera omanik ei tule mitte kunagi minu juurde treeningule. Minu põhimõtted ei sobi talle. Väga lihtne. Nii ongi. Samamoodi ütleme, selline koera omanik võib-olla, kelle sobivad need minu põhimõtted, ei lähe selle teise treeneri juurde, kelle on need teised põhimõtted. Siis nii ta on. See on nagu,
noh, minu nägemus on see hetkel küll paratamatu, et ma ei näe siin nagu mingit lahendust ja muidugi ega ma pole selle mõelnud ka enne tänast. Ei, see on tegelikult täiesti okei ka, sest et noh, teisalt kui vaadates, ega see jõuakski üksinda terve Eesti koeri ära treenida, et ei, mul on hea meel, et on analoogseid sarnaste põhimõtetega inimesi ikkagi. Neid oli ka enne seda, kui minaks tegelema, aga nüüd on neid rohkem lihtsalt ja see on nagu selles mõttes tore, et koerte teema on jah, väga selline, kuidas ma ütlen, parem ütle mitte midagi. Ei no, me oleme täna nii palju öelnud, et ma ütlen, et seda materjali pärast vaatad, siis mõtled, et okei, kas ma lõikan ära või ei lõika ära. Või panen kohe delete kõigele selle. Ei no tegelikult on see vajalik teema, aga lihtsalt ma juba näen ette, et see tekitab nüüd nii palju konflikti. Tekitab. Ja, sellepärast, et sa tulid siia, mina ei mõelnud, millest me räägime, sa mõtlesid, aga me oleme 100% läinud hoopis kuhugi mujale. Ma võin selle peale mürki võtta. Et... No jaa, sest mul on ju nii palju küsimusi ja... Sa pole just ühtegi esitanud seda, mis sa tahtsid. No natukene sain, aga... On sul paberitükk kuskil, et saad maha lugeda või telefonist? Ei, no teinekord ma peaks jah midagi üles ka kirjutama, et siis saab hoida struktuuri ja järge. Nüüd me oleme nii struktuuritud, et lihtsalt hirmus. No ma ei tea, mis saab. Siis ma ei tea, kui kogu see asi peaks eetrisse minema, siis ma ei tea, teine päev paberkott pähes, ilma augud, et keegi ära ei tunneks. Ja. Ega vaatame üle, mis materjali välja tuli. Mis sa veel, on sul veel mingeid häid mõtteid, ilusaid mõtteid ka, roosasid? No mina jah, oma roosast unistusest ikka, et ma tegelikult tahangi, ma tegingi selle sabapunkti selleks, et inimesed teeksid koostööd ja koeraomanikud saaksid aru, kelle poole pöörduda, sest praegu on niisugune tohuvabohu, et ma ei saa ise ka mitte midagi aru. Ja nii kaua ma käin roosade prillidega, kui see asi õnnestub. Ja kui ei õnnestu, siis ma olen liiga julge, et see õnnestub, et sellist varianti ei ole. No läheme siis selle teema juurde nagu tagasi, et sa pead siis hakkama selekteerima endale sobivate põhimõtetega inimesi välja sealt. Ja. Mul on vedanud, et ma olen tegelikult leidnud need inimesed praegu, täna, kes on, need on küll vähe. Alguses ma mõtlesin, et issand, nii vähe inimesi on portaalis ja kui ma taipasin, mis tegelikult toimub, siis mõtlesin, et jumal tänatud. Jumal tänatud. Et... ei taha öelda, aga ma ei ütle ka. Ei pea ütlema, jah. Ma ei oodanud seda, ma ütlen ausalt. Ma ei oodanud, et selline olukord on tänapäeva maailm, nagu 21. sajandis, et mul ei mahtunud see siis pähe, kui ma taipasin seda olukorda ja mul ei mahu ka tänasel päeval pähe, et need õpetamismeetodid on niivõrd erinevad. Ja inimesed või tähendab, treenerid saavad ka erinevalt aru, kuidas treenida, et kahju. Mul on jah kahju. Ma ei oska mitte midagi öelda. No ma saan sul täiesti aru sellepärast, et kunagi, ma mõtlesin ka samasuguseid mõtteid, analoogseid, nagu sa praegu mõtled, ma saan aru, mis positsioonis sa oled ja tunned nagu selle nagu lihtsalt kahetsust ja kurbust, et täiesti arusaadav ja ma olen lihtsalt nüüd nii paksu nahaga, et ma selle absoluutselt ei mõtle ja ei ole aastaid mõelnud isegi. Et seal ei ole mõtet, ma näen, et see ei anna mitte mingisugust lisaväärtust mitte kellelegi vähemalt, ei mulle ega nende, kellega mina tegelen, et seetõttu ma selle isegi mitte ei mõtle, et see on nagu... Sa panid praegu mõtlema selle peale. No, ma saan aru, jah. Ei, ma ütlen, et ma ei mõelnud ka neid mõtteid siis tund aega tagasi veel, et no nüüd sa lihtsalt tõid need kõik mulle nii-öelda tõid pinnale, mis ma olen nagu mõelnud siin võib-olla kunagi või et ja nii ta on, et siin see kiisub väga kurvaks podcast. Ei, no eks ma olen ka mõelnud ju samamoodi, et kas see on võimalik või ei ole, et see nii-öelda paha saatan tuleb õla peale, aga no peab olema võimalik. Peab olema võimalik, et oleks mingisugune loogiline alus.
mille järgi siis treenida või et tavainimene saaks aru, mida tähendab positiivsetel meetoditel õpetamine. Sest et too aeg, kui mina õppisin nagu seda noorsootööd väga põhjalikult, neid meetodeid on meeletult palju, ma ei ole uurinud, kuidas koertetreenerite maailmas on, aga kui sa tavainimesele ütled, et ma õpetan positiivsete meetoditega, siis ta ütleb, ahah, aga palju ta sellest aru saab. Minu esimene mõte oli see, et kui ma oleks koeratreener, et ma siis ütlen, et ei, ta õpetab positiivsetega, ma õpetan negatiivsetega, tule minu juurde. No kes ütleb niimoodi? Keegi ei ütle muidugi. Ei, loomulikult ei ütle, see on selge, et nüüd on. Aga sellest saadakse erinevalt aru ja minu kogemus näitab, et enamik treenerid, ma ei taha nüüd enamik, loodame, et vähemik ei ole ka lugenud siis vastavat kirjandust, mis asi üldse on. Võimalik ja eks minul on ka kodutöö tegemata, et ma ei olegi uurinud. Sul ei pea olema see kodutöö tehtud? Ei pea, aga ma lähen õhtul lugema ja vaatama. Et see on, jah. Sest mind ennast kuvitab juba. Ja maailm ei ole mustvalge, maailm on kirju nagu sebra. On. Ja mida on. Veel häid mõtteid? Kui tahad täna tõmmata otsa kokku? Ma arvan, et tõmbame täna otsa kokku. Me oleme niivõrd paljudel erinevatel teemadel rääkinud, et ma ei tea, kas ma ise ka julgeksin tagant järgi vaadata, et mis me siin kokku rääkisime. Ei, tegelikult materjali on siin küll. Küsime selle, et praegu meil on siin üle tunni räägitud. Nii kaua? Issa ma sain tunne, 20 minutit oleks läinud. Järjemalt oli huvitav. Oli. No, kõige hullem on see, et vaatajatele, kuulajatele on ka huvitav, aga kas me seda kõik eeterisse laseme, see on küsimus vaatajatele, kuulajatele. Sest nemad ei tea, mis me välja lõikasime ja meie ka veel ei tea. Et nii ta on. Aga eks siis vaatame, mis tulevik toob ja võib-olla siis sünnib mõni podcast veel. Sul või mul või meil mõlemal koos või vaatame. Vaatame, mis sellest saab. Siis soovime kõike head vaatajatele ja kuulajatele. Kohtumiseni! Kohtumiseni!